Saaremaa rahvuspargis ja lähme vaatame metsakasvatuse ABC-d. Me oleme tulnud siia vaatama, kuidas Eestimaal metsa majandatakse. Eestimaa esimeses rahvuspargis. Räägime kohalikega, proovime leida marjulisi, seenelisi ja uurin, kuidas inimestel siin piirkonnas elu läheb. Koprad minu selja taga on loonud eluhäilu. See eluhäil on selles mõttes hea, et veevaesel ajal, kui vett on vähe, siis kalad saavad seal turvalisemalt elada. Kopratammi tagune vesi kõlbab raskel ajal juua, sest me oleme ikkagi Lahemaa rahvuspargis. Ja lähme vaatame, mida me näeme, kuidas inimene Lahemaa rahvuspargis metsa majandab, kas jätkusuutlikult või on see järjekordne tuleviku krahh. Sihtkaitsevöönd, selja taga lageraie. Aga tegelikkuses on mu selja taga piirangukaitsevöönd ja see silt on lihtsalt valesti paigutatud. See silt on soovitatud juba aasta tagasi õigesse kohta panna, aga ametnikel järjekordselt savi. See on kuklaste pesa, see on kaitsealune liik. Neid pesasid siin lageraie raiesmiku peal on üle 10. Osad on juba harvesterite poolt puru sõidetud või voorpartneri väljavedaja poolt. Mis siis veel? Tegemist on 0,5 hektari suuruse alaga, kus on üle 10 kuklase pesa. Ja teate, mis veel kõige huvitavam selle asja juures on see, et kui raie oli tehtud, siis kutsuti siia Keskkonnainspektsioon tegema kindlaks, kas on rikutud seadust. Keskkonnainspektsioon kinnitas, kõik on seadust. Isegi see, et Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri näeb ette, et külmunud pinnasega võib metsa välja vedada, aga antud raie toimus suvel. Soojal ajaperioodil maapind oli pehme, maapind on veel mitmes kohast näha, kus on kahjustused. Kullastik sai kahjustada. Rikuti Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja, kuklaste pesad lõigati lagedaks ja Keskkonnainspektsiooni inspektor leiab, et see on kõik seadus. Kas ja kuidas Keskkonnainspektor tegi oma tööd, kas ta tegi seda õiglaselt või mitte õiglaselt, ei saa mina otsustada. Aga kõik viitab sellele, et Keskkonnainspektor ei teinud oma tööd professionaalselt. Lahemaa rahvuspark on Eesti esimene rahvuspark ja tuleb välja, et siin on lubatud ka lageraied, turberaied, sanitaarraied ja kohalikud ei tea asjast midagi. Teie kui kohalik olete tulnud siia marjule, näha on, et saagikus on päris hea ja kuidas teie suhtuste sellesse nõndanimetatud raiesse, mis teid hakkab siin, teie kogu kodukeskkonda nüüd kahjustama? Kuulen teie käest sellest esimest korda ja olen täiesti löödud. Käin siin metsas tihti marjul ja seenel ja teen ka metsajooksu. Selle metsa kaudu, metsatee kaudu on ainus ligipääs minu majale. Ja kui siin tuleb lageraie, siis hävib kogu marja mets, jooksurada ja samuti vähemalt mõneks ajaks ilmselt küntakse üles ka tee, mis minu koju viib. Kuulsite otse, inimesel on mure, rahvuspargis ei saa ka elada rahulikult. Ma saan aru, et majandusmetsades toimuvad lageraied, aga kas rahvuspargis on eetiline teha lageraieid? Mis te arvate? Ei.
ühel pool teed on elamine ja teisel pool on sihtkaitsevöönd. Kaitsevöönd hakkab oma loomulikus järgus puid maha murdma, siis seab see ohtu esiteks siin seisvad majad, kas joone lauaga tõmmatud sihtkaitsevöönd peab ahistama maaomanikku, kas peab looma seda konflikti, kellel on seda konflikti vaja. Miks ei võiks luua neid piiri niimoodi, et see ei häiriks kohalik. Oleks automaatselt vähem kontakti ja konflikti. Tervist! Mati. Nagu te isegi näete, ma tegelen siin filmivõtetega ja täpsemalt siis Eesti Metsa abiks on tulnud vaatama, mis toimub Lahemaa rahvuspargis ja küsime kohalikudelt otse, mis Lahemaa rahvuspargis toimub. Tere Mati! Lahemaa rahvuspargis on meil paraku praegu selline seis, kus majandusmetsade otsalõppemise tõttu on hakatud meie Lahemaa rahvusparki üle majandama ja selleks mitte kasutades püsimetsanduse võtteid, vaid pigem lageraiet. Tõsi, Lahemaa rahvuspargis tuleb lageraie praegu nagu seeni peale vihma ja peale selle lageraietel on kuplase pesasid. Ühel lageraiel oli üle 10 kuplase pesa, mis olid kas puru sõidetud või olid jäetud kuklased surema. Kuklane on teatavasti looduskaitsealune liik. Mida peaks tegema? Mida peaks tegema, oleks kindlasti see, et inimesed peaksid hakkama rohkem tähelepanu pöörama, mis nende Lahemaa rahvuspargis ja ka mujal rahvusparkides Eestis on toimumas. Soovitakse püsimetsa majandamist, aga saadakse lageraie. Ma loodan, et kohalike mure ei jää märkamata ja kui me kõik üheskoos kokku hoiame, me saame hakkama. Kas olete soovite midagi rahvale ütelda, on teil mingisugune palve veel lisada omalt poolt? No, minu suurim palve võikski olla selline, et rahvas võiks hakata rohkem tähelepanu pöörama ja ise ka vastavate ametkondadega suhtlema, et me peaksime töötama siiski Lahemaa rahvuspargi ja ka muude rahvusparkide suhtes püsimetsa majandamise võtete poole, mitte lageraiega rahvusparke tühjaks raiuma süstemaatiliselt. Aga lähme vaatame, mis me veel näeme.